Eesti rahva peamine ärataja on postipapa Johann Voldemar Jansen. Janseni heidetud säde võis paisuda võimsaks lõkkeks, mida tunneme eestlaste rahvusliku ärkamisaja nime all. Üldteada on muidugi fakt, et isa Jansen on laulupidude traditsiooni algataja Eestis. Eesti omaaegne suurim rahvamees Johann Voldemar Jansen õhutas eestlasi järjekindlalt uskuma iseenda tulevikku. Jansen tegi pead pööritava karjääri. Karjapoisist sai Eesti rahvusliku liikumise liider. Kuigi Johann Voldemar Jansen on ilmselt ehk isegi meie kõige teenekam rahvusliku ärkamisaja tegelane, siis aegade jooksul on temasse väga negatiivselt suhtutud ja ilmselt on põhjuseks, vähemalt üks põhjusi see, et teatud aegadel sai Jansen oma ajalehe väljaandmiseks Eesti mõisnikelt toetust ja seda hiljem talle ei andestatud. Ja eriti negatiivne suhtumine oli Jansenisse Nõukogude perioodil ja veel eriti Jossif Stalini võimu ajal. 1952. aastal anti välja Eesti NSV ajalugu, kus Janseni kohta kirjutati niimoodi. Konservatiivse klerikaalse suuna eesotsas seisid Eesti natsionalistliku kodanluse huvide väljendajad ja Balti parunite agendid, ajalehe toimetaja Jansen ja pastor Hurt. Nad õigustasid reaktsioonilist Balti erikorda ja pärisorjuslik klerikaalset Balti-Saksa kultuuri ja nad eitasid Eesti talurahvas sügavat vastuolu mõisnikega. Paremaks läks suhtumine Janseni vastu alles laulva revolutsiooni päevil. Aastast 1862 pärineb Johann Voldemar Janseni elu kreedo ehk millest tema oma tegevuses lähtus. Jansen ütles ikka niimoodi: ma ei taha mitte iseenesele, vaid Eesti rahvale elada. Vahest Janseni kõige olulisem saavutus ärkamise alal on üldse see, et Jansenil õnnestus see, mida enne teda tegelikult polnud keegi üldse taotlenudki. Ta teadvustas Eesti rahvale, et nad on eestlased ja sellega seoses ka täisväärtuslikud inimesed. Enne seda kutsuti ju siinseid eestlasi hoopis maarahvaks. Jansen vormis tegelikult senisest maarahvast Eesti rahva. Mõni sõna Johann Voldemar Janseni nimest. Kui ta sündis 4. mail 1819, siis talurahvale polnud perekonnanimesid veel antudki ja ta on vanades kirikuraamatutes kirjas kui Tõrvaaugu Kõrtsi, Aado ja Malle poeg nimega Jaan. Perekonna nimeks sai ta mõne aasta pärast Jensen, mitte aga Jansen, ehk siis tema nimi oli algul Jaan Jensen. See nimi, perekonna nimi hakkas siis hiljem moonduma, küll see oli Jensen, küll see oli Jansen ühe enniga ja lõpuks vahepeal ka Jaanson. Kui Jansenist sai Vändra Köster, siis ta kolis ümber Saksa kogudusse ja siis alles sai Jaanist Johann ja oma lisanime Voldemar võttis ta alles Pärnu perioodil ja tänu täheks oma heategijate Dittmarite perekonnale. Üks Dittmaritest oli olnud siis ka Johann Voldemari ristiisa. Jansenite suguvõsa on suhteliselt kaugele minevikut teada ja Janseni Lelle Jakobi järeltulija nimega Ants Tulp on kindlaks teinud ligi 1000 Jansenite suguvõsa liiget ja nende 1000 hulgas on muide ka meie kirjanik Tammsaare ja teine kirjanik Raimond Kaugver. Aastal 2018 paigaldati Tartu Kaarsilla otsa postipapa Janseni ja tema tütre Koidula monumendid. 1841. aastal leidis aset Johann Voldemar Janseni esimene välisreis. Ta käis nimelt tutvumas oludega Soomes. Sellest reisist pole meil aga palju andmeid ja seda kajastanud päeviku osad, Janseni päeviku osad on siis kadunud, on oletatud, et selles võis sisalduda Janseni esimese armastuse lugu, mistõttu Jansen ise need päevikulehed ära hävitas hiljem. 30 aastat hiljem, 1871, toimus Janseni järgmine visiit Soome ja siis olid ajad nii palju muutunud, et Jansenit võeti Soomes vastu kui Eesti rahva kindlat vaimset liidrit. On öeldud seda, et Jansen oli kohati eestimeelsem kui kibestunud ja saksa kultuurtregerluse veendunud poolehoidja Kreutzwald või keevaline ja oma vahendeid kohati mittevaliv Karl Robert Jakobson. Teatavasti on Liidia Koidula kõige tuntum klassiõde ja tema omaaegne sõbranna Lilli Suburg, kellest tuli samuti kirjanik. Hiljem ei jätnud Suburg ilmselt siis kadedusest juhust kasutamata, et Koidulale kaikaid kodarasse loopida. Nii näiteks süüdistas ta aastakümneid pärast Koidula surma, et Koidula olnud lausa kleptomaan ja
Lilli Suburg ütles ka Johann Voldemar Jannseni kohta, et Janssen olevat olnud tegelikult joodik. Ilmselt see väide ikkagi tõene ei ole, Janssen muide ise ka võitles alkoholismi vastu. Lisaks kõigele avardas Janssen Eesti rahva silmaringi ka sellega, et oma ajalehtedes ta avaldas reisikirju ja mõned reisikirjadest olid tema enda kirjutatud. Näiteks ilmus kord üks muhe aruanne Peterburis käimisest. Eriti sügava mulje jättis Janssenile talvepalee külastamine, millest Janssen kirjutas niimoodi. Toome sellest siis väljavõtte. 3 tundi käisin ühest majast ja toast teise. Vahtisin Eesti moodi pärani suuga ja ei mõistnud muud kui ühte puhku hüüda. Oh kui illus, oh kui väga illus! Kuna Janssen oli kõrtsmiku poeg, siis lapsepõlves ilmselt veetis ta palju aega kõrtsitoas ja on arvatud, et tema suurepärane jutustamisoskus ongi pärit kõrtsitoast, sest eks olnud ju kõrtsitoad toona rahvakeele ammendamatuks allikaks. On öeldud ka niimoodi, et Jannseni lopsakus ja rikkalikkus keelealal, tema vanasõnade, võrdluste ja kõnekäändude rikas keel, see kõik pärinebki kõrtsitoast. Doktor Kreutzwald tõi eesti keelde palju termineid, mis on eesti keelde püsima jäänud tänapäevani. Sama tegi tegelikult ka Papa Janssen oma ajalehte välja andes. Tema keelemehe tööd pole küll tõsiselt uuritud, kuid on selge, et kuna toona eesti keel polnud veel nii arenenud, siis et oma mõtteid edasi anda, pidi Janssen tuletama uusi sõnu. Villem Reimann on näiteks välja toonud, et üks sõna, mille Janssen leiutas, oli tänapäevalgi nii tuntud eesti sõna nagu näitus. Ilmselt ei tunneks me tänapäeva Janssenit sellisena, nagu ta oli, kui 1836. aastal ei oleks Vändrasse läinud abipastoriks Martin Körberi vend Karl Eduard Anton Körber. Tema vahendusel avardus Jansseni maailmapilt väga hoogsalt. Körber oli väga markantne kuju, toome paar näidet. 1841 pidas ta Viljandis jutluse, mille eest talle määrati valinoomitus. Körber ennustas seal, et saksad, kes praegu uhketest tõldades sõidavad, pidavad jala käima ja maamehed tõldu kasutama. Sõdis Körber ka kõrtside vastu ja süüdistas mõisnikke viina kaudu rahva mürgitamises. Tihti kurjustas Körber ka seepärast, et aadlikel olevat lõdvad elukombed ja nad meelitavad talutüdrukuid oma voodisse. Olevat kord Körber kantslist nimepidi kritiseerinud Käru mõisa rentniku. See vihastanud ja lubanud Körberi läbi peksta. Kutsus ta siis Körberi enda juurde mõisasse, tõmbas ootamatult välja malaka ja ütles, et see on nüüd Moosese sau, mis kohe hakkab Körberi turjalt tantsima. Körber olevat seepeale võtnud talaari alt revolvri ja öelnud, et see on ülempreester Aaroni suitsetamispann, mis siin kohe korra majja lööb. Mõisa rentnik pidas targemaks taanduda. Janssenist sai Körberi õpilane. Kui räägime Jansseni jutuloomingust, jutud ilmusid tal siis ka ajakirjanduses, siis on öeldud, et tema keel oli niivõrd elav ja lopsakas, et mitmed tema jutud läksid tagasi rahva suhu ja on sealt hiljem taas üles kirjutatud. Ega palju ei puudunud sellest, et Jansseni tegevus pärast Pärnu perioodi oleks alanud hoopis Tallinnas, mitte aga Tartus. Janssen käis ka Tallinna oludega tutvumas, ta soovis seal hakata oma ajalehte välja andma, kuid millegipärast talle Tallinn ikkagi ei meeldinud ja ta otsustaski tulla Tartu. Seega Eesti ajalugu oleks rahvusliku ärkamise mõttes läinud kindlasti teistmoodi, kui Janssen oleks Tallinna läinud ja mitte Tartusse. Ja kui tema 1863. aasta oktoobris külastas Tartut esimest korda, siis kus tema elama hakkas? Siin paikneb ajalooline Uue Turu tänav. Ja kui 1863. aasta lõpul Janssen tuli Tartusse elama, siis just sellelt tänavalt leidis ta endale esimese elukoha Tartus. Janssen üüris toona Uue Turu tänavas Kullassepp Hermanni majas korteri ja hakkas seal välja andma ka ajalehe proovinumbrit. Tartu Raekoja taga Ülikooli tänaval paikneb hoone, mis põhimõtteliselt on ainuke Jansseniga seotud hoonetest, mis Tartus säilinud on. Perekond kolis siit omaenda majja Tiigi tänaval. Siin paikneb ajalooline Tartu Maarja kirik.
ning kiriku vahetus läheduses Tiigi tänaval ajaloolises puitelamute rajoonis paiknes Johann Voldemar Jannseni elumaja ja muide olgu huvitava faktina mainitud, et just Jannseni maja hoovis vaimustuse puhangu ajel andis Karl Robert Jakobson Liidia Janssenile luuletaja nime Koidula. Tiigi tänavale kolis Janssen 1868. aastal, ta ostis sinna Tiigi tänavale maja 3600 rubla eest ja Janssenite majast Tiigi tänaval kujunes toona Eesti rahvusliku liikumise kindel keskus. Jannseni aegadel näiteks 1867 elas Tartus 20 000 inimest ja nendest eestlasi oli 46%. Kas teie kuulute nende püsivaatajate hulka, kes pole veel tellinuppu vajutanud? Kanali tellimisega ei kaasne mingeid kohustusi ja see on tasuta. Seega, aidake meil astuda sammuke lähemale eesmärgi täitumisele, 10 000 tellija kokkusaamisele. aitüma toetuse eest! Enne seda, kui Janssen haigestus ja rahvuslikust liikumisest välja lülitus, oli rahvusliku liikumise lõhe jõudnud oma haripunkti ning toona Karl Robert Jakobsoni veendunud poolehoidja üks üliõpilane, kelle nimi oli Aleksander Sõrd, jõudis nii kaugele, et ta hiilis Janssenite Tiigi tänava maja juurde ja hilja õhtul tulistas Janssenit läbi akna lausa 3 korda. Kuulid Janssenile kahju ei teinud, kuid leiti hiljem, et majale oli tõrvaga pintseldatud veel ka suur kana. Janssen avaldas erinevates teostes mitmeid populaarseid laule ja näiteks 1860. aastal tegi ta laiemalt tuttavaks rahvaviisi nimega Kallis Mari, mille katket kasutas 1867. aastal Haapsalus suvitanud Pjotr Tšaikovski oma 6. sümfoonias. Saaremaal tegutsenud estofiil ja kirikuõpetaja Martin Körber kohandas Hoffmann von Fallerslebeni laulu Deutschland, Deutschland über alles lauluks Sõrvemaa käib üle kõige ja nii huvitav, kui see ka ei ole, siis ka Johann Voldemar Janssen on oma muganduse sellest laulust teinud. Tema laul kandis siis pealkirja Eestimaa on üle kõige ja on öeldud siis niimoodi ajaloolase Mart Laari poolt oma Postipapast ilmunud raamatus, et tagantjärele on saksa laulude ülevõtmist peetud lömitamiseks saksluse ees, siis omal ajal oli piisavalt palju neid, kelles Eestimaa on üle kõige kuulutavad maamatsid hoopis kõhedust tekitasid. Enam-vähem siis, kui Janssen hakkas Pärnus välja andma majalehte Perno Postimees, hakati välja andma ka Talorahva Postimehe nimelist ajalehte maarahvale, kuid Jansseni leht sai kiiresti populaarseks, Talorahva Postimees aga jäi kängu ja meie hilisem ühiskondlik tegelane ja Jaan Tõnissoni vaimne isa Villem Reimann on võrrelnud Talorahva Postimehe ja Perno Postimehe keelt ja öelnud siis niimoodi, et kui Talorahva Postimehe keel koperdas nagu karkudel, siis Jansseni keel lippas otse kui välekarjapoiss. Teadupärast märgib aasta 1857 järjepideva Eesti ajakirjanduse algust, kui Janssen hakkas välja andma oma ajalehte Perno Postimees, kuid juba 12 aastat varem, 1845, oli ta esitanud taotluse oma ajalehe väljaandmise alustamiseks, kuid võimud lükkasid selle tagasi. Kuid tegelikult ulatub Jansseni ajakirjandusarmastus juba koolipõlve, kui ta noore poisina unistas sellest, et Eesti rahvale kord hakata ajalehte ehk siis Zeitungit, nagu toona öeldi, välja andma. Janssen on oma mälestustes kirjutanud niimoodi, et tema vastavat jutuajamist ühe teise poisiga kuulis pealt Köster, kes läks sellest vihaseks ja ütles siis Janssenile niimoodi. Poisid, teie pääkelmid, mis loba juttu ma teie seas juba mõnda aega kuulan. Talu rahvale Zeitungit. Kas teie kollanokad ka teate, mis see on või mis see tähendab? See oleks nagu sadul sea selga. Vaevalt mõistab 10 või 1 veerida, lugemisest pole juttugi ja neile peaksid Zeitungid ilmuma hakkama. Kas sulased adra taga, naised, tüdrukud lehma all või seatoobri taga Zeitungi peavad lugema ja mis sellest kasu tuleks? Nagu narri tempu ei oleks maailmas veel küllalt. Köster jätkas niimoodi. Seepärast, poisid, suu vait ja mõtelge oma piiblisalmide peale ja et teil 1x1 homme pääs oleks. Kui mitte, kirjutan ma joonlauaga teile peopesa pääle Zeitungi, mis eluaeg enam ei unune. Kui poisipõlves oli Johann Voldemar Janssen karjapoiss, siis juba nendel aegadel oli ta väga terane poiss ja näiteks kui Särghaua talu peremees
Jansenile lisateadmisi andnud ja 4 tehet talle selgeks õpetanud, tahtnud terane poiss teada, et mis siis edasi tuleb, kuid Särghaua peremees arvanud, et need on juba sakste tehted, neid talulapsel vaja ei lähe. Kui Jansen poisipõlves tegutses karjapoisina, siis olevat tal olnud väga kena lauluhääl ja mäletatakse, kuidas ta puu otsas istudes erinevatele pudulojustele laulnud. Siis, kui Johann Voldemar Jansen oli veel pisikene poisikene, siis juba nendel aegadel oli ta igasuguseid krutskeid otsast lõpuni täis. Näiteks on teada, et armastanud ta näiteks suplema läinud tütarlaste riideid ära peita. 1831. aastal ehk siis, kui Johann Voldemar oli 12-aastane, pandi ta aastaks Köster Reinhold Kochi käe alla vallakooli õppima. Loomulikult on küsitav, mida Koch erksale noorukile üldse õpetada suutis, sellepärast et Kochi enda ametioskused polnud kiita ja on säilinud üks iseloomustus, kus on siis Kochi isikut käsitletud ja seal on teda siis iseloomustatud niimoodi. Ta ei oska lugeda, kirjutada ega 40, 60 ja 124 kokku arvata. 4 tehte ja päris arvutamise peale ei maksa mõeldagi. Tema laul on pigev mökitav kisa ja kuna ta iga salmi omal viisil laulab, ajab ta ka koguduse sassi. Niisama viletsalt ja vigaselt nagu saksa keelt räägib ta ka eesti keelt. Isegi kui ta pole joodik, nagu pea kõik tema konkurendid, tahaks ikka koos prohvet Aamosega hüüda. Hoia minust oma lauluplärin eemale. 1832. aastal ehk siis, kui Jansen oli 13-aastane ja teda kutsuti hüüdnimega Kõrtsi Juku, siis tema ronis kord karjase põlves küüni katusele, pani endale oma tehtud tiivad külge, hüüdis peretütrele, vaata Juula, nüüd ma tulen, ja viskus õhku, püüdes end tähtede poole sirutada. Muidugi oli ta imelikke tempe teinud ka juba varem ja nüüd imekombel alla prantsatades pääses ta vaid kerge põrutusega. Lugu sellest, kuidas postipapa Jansen kritiseeris teravalt prohvet Maltsvetti ehk Johann Leidbergi. Jansen kartis, et toona väga populaarne väljarändamise liikumine jätab Eestimaa tühjaks ja selle asustavad hoopis idast tulijad, ehk siis Jansen kartis, et Eestimaa venestub. Ja erilist pahameelt tekitas Jansenis seesama Leinberg, kes siis propageeris väljarändamist Krimmi ja papa Jansen hüüatas siis niimoodi, et Leinberg on peast nõdraks läinud patukott ja nimetas Leinbergi veel ka ahvi prohvetiks ja lõpuks hüüatas postipapa lausa niimoodi ja niisugusel pole veel käed raudus. Jansen abiellus oma tulevase kaasa Emiliaga 7. märtsil 1843 ja sellele muidugi eelnes noorte kuramaaž. 23. oktoobril 1842 pihtis Jansen oma päevikus nõndamoodi. Issand, kas Emilia on see, kelle sa oled mulle tõesti määranud? Issand, kui mitte, siis anna sellest peagi märku. Ma ei taha ju talle, kes minusse nii kiindunud on, vale lootusi anda. Ja muide, tuleb mainida seda, et Janseni kirjad neiu Emiliale olid kirjutatud roosal või lillelisel paberil, punase värviga ja need kirjad olid küll täis õhkamisi ja armutõotusi. Noored abiellusid siis märtsis 1843 ja juba sama aasta detsembris sündis nende esimene laps, Liidia Koidula. 1850. aastatel elasid Jansenid teadupärast Pärnus. Ja 1854. aastal, mil möödunud oli 11 aastat Emilie ja Johann Voldemar Janseni abielu sõlmimisest, siis võib öelda seda, et ilmselt tekkis Johann Voldemaril tänapäeva terminoloogiat kasutades mingisugune keskea kriis ja tema siis armus ilmselt sügavalt ühte oma laulukoori lauliannasse. Ja mida kaugemale see armumine tundus Jansenil edenevat, seda pikemaks läksid ikka tema kaebused oma päevikus omaenda Emilie peale ja oma salajasest kiindumusest ehk siis oma armumisest kirjutas Johann Voldemar Jansen oma päevikus nõndamoodi. Ma ihkan võimatut ja seepärast ebaõiget ja Jumala vallatut. Ja kes võib mulle öelda, et kui ma ihaldatu kätte saan, siis saan ka tõesti õnnelikuks. Isegi mu oma mõistus ütleb, et mu ihad on narrid ja sõgedad ja ometi ei raatsi
lihalikkusele kalduv süda järele jätta. Issand, hoia mind patu ja häbi eest. Kuid Jansen jäi siiski enda naise juurde. Muide, ka abielus olles päevikus loetleb Jansen üles oma erinevaid patte ja mis siis olid Janseni arvates tema enda patud. Uhkus, ägedus, laiskus, ihtsus, rahulolematus, silmakirjalikkus. Suurim patt olevat Janseni arvates tal hoopis lihaimu. Kui loeme eesti keeleski välja antud Johann Voldemar Janseni päevikuid, siis tema uskliku inimesena väga palju nuhtleb ennast seal kõiksuguste pattude pärast, mida ta alati küll ei nimeta, et võime vaid arvata, mis need patud on. Toome ühe näite Janseni päevikust. 21. juuli 1850 on Jansen kirjutanud päeviku niimoodi. Issand Jeesus, ulata mulle oma pühad läbi puuritud käed ja tõmba mind välja hukatusest. Issand Jeesus, tapa patuvõim minu liikmetes, et uus olend ometi viimaks kuju saaks. Issand, kui kaua pean ma patu orjaks jääma. Ma olen väsinud ja issand halasta minu peale. Nii üllatav kui see ka ei ole, siis kuigi Jansen sai üldiselt oma naisega väga hästi läbi, siis oma ämmaga Janseni suhted väga head ei olnud ja eriti pingestusid suhted pärast seda, kui Janseni äi oli surnud ja tal tekkis ämmaga siis lahkarvamused Rõusa Karjamõisa üle. Näiteks 19. märtsil 1847 kirjutas Jansen oma päevikus nõndamoodi. Kes oleks mõne aja eest võinud uskuda, et minu vana ämm minu kõige suuremaks vastaliseks muutub. Nüüd on see nii. Ta otsib vaid minu hukatust ja kohtleb meid kirjeldamatult võltsilt. Ta on ju alati olnud valelik, teesklev. Hea perenaine pole ta mitte kunagi olnud. Kui see vaid tema võimuses oleks, ässitaks ta maa ja taeva minu vastu. Nõnda kirjutas oma ämmast siis Jansen. Jansen oli oma kaasa Emiliaga abielus peaaegu 50 aastat ja eks nende aastakümnete jooksul juhtus nii head kui ka halba. Emilia ja Johann Voldemar elasid üle paremaid ja halvemaid aegu, kuid siis, kui 1863 lõpus Jansenid kolisid ära Tartusse, siis eemal või kõrvaltvaatajate poolt on öeldud niimoodi. Abielupaar suhtles sooja hellusega, nagu nad oleksid alles eile laulatatud. Ei pääsenud ka Jansen suurtest isiklikest tragöödiatest. Siia tema lähedale on maetud tema 1869. aastal surnud poeg Julius. Jansenil oli kokku 6 last ja saatus oli siis selline, et nendest pooled ehk 3 surid enne Johann Voldemari ennast. 1. oktoobril 1869 leidis Tartus aset õnnetu juhtum. Janseni poeg Julius suri. On öeldud seda, et pojad kartsid isa karmust ja ei julgenud oma muredest talle rääkida. Julius õppis toona seminaris, ta oli pidusena tänaval pealt kinni võetud ja viidud arestimajja. Julius kartis isa pahameelt, proovis läbi akna põgeneda, kuid kukkus 3. korruse aknast alla vastu munakivi sillutist ja suri. 1880. aastate algul suri Janseni teine poeg Leopold ja siis 1886 Liidia Koidula. Ja on öeldud seda, et Liidia surma järel jäänud Jansen mõneks ajaks täitsa voodihaigeks, kuid visamehena toibus ta ka sellest saatuse löögist. Traagiline päev Johann Voldemar Janseni elus oli 1. november 1880, mil ränk haigestumine, insult, viis ta rahvusliku liikumise juhttegelaste hulgast välja. Pärast seda jäi ta põhimõtteliselt töövõimetuks. On öeldud seda, et algul oli tema paranemine suhteliselt lootust andev, kuid teine rabandus 28. märtsil 1881 lõpetas paranemise lootused. Jansenit muide toona tabas ka insuldi selline kõrvalmõju, et ta hakkas nähtusi nimetama valede nimetustega. Näiteks ütles ta suhkru asemel hein. Janseni maise teekonna lõpust võiks mainida seda, et circa aasta enne surma, 12. augustil 1889 viibis ta viimast korda avalikkuse ees, kui Vanemuise seltsi majas avati Liidia Koidula marmorpüst.
Tema kauaaegne abikaasa Emilia suri 21. aprillil 1890 ja kuna ta oli oma abikaasaga hingeliselt niivõrd kokku kasvanud, siis mõne kuu pärast oli minek ka Johann Voldemaril endal. Peale abikaasa surma sai Jansen järjekordse rabanduse. Ta jäi halvatuks, lõpuks enne surma jäi ta veel ka pimedaks ja 1. juulil 1890 tema suri. Nii palju siis Eesti rahva peamisest äratajast, Johann Voldemar Jansenist ja tema elust.